Tere tulemast vaatama ja kuulama Karmeni kabinetti. Täna räägime raskel teemal, mis puudutab paljusid meist, kas endi või meie lähedaste kaudu. WHO andmetel haigestub vähki umbes iga 5 inimene oma elu jooksul. Ja minu tänane külaline on onkoloogika eestvedaja Kristel Leif. Tere, Kristel! Tervist! Mis asi on onkoloogika? Onkoloogika on, ma ütleks, Eesti suurim vähikogukond, kuhu kuuluvad nii vähidiagnoosi saanud inimesed kui ka nende lähedased ja mille eesmärk on neid toetada, olla koos, luua kuuluvustunnet ja aidata kogu selle elu muutva kriisi erinevate tahkudega paremini toime tulla. Ja sina rajasid selle kogukonna siis, kui see diagnoos puudutas ka sind ennast. Kas sa mäletad esimesi tunde või esimest ööpäeva, kui sina olid selle uudise saanud? Mida sa tundsid ja mida sa läbi elasid? Veidral kombel oli rahu, sest et see kuidagi tundus nii loogiline, et see kõik minuga juhtus. Ma ei oska seda siiamaani põhjendada, et ma ei sattunud kuidagi mingisugusesse suurde paanikasse või ei kukkunud kokku või ei hakanud lohutamatult nutma, vaid sellele järgnes kuidagi hästi selline meil on nüüd kriis, kuidas me sellega tegeleme. Ja kogu see, ma arvan, 24 tundi ja sealt edasi mingi periood kulgeski sellises vaimus, aga tegelikult keeruliseks läks ikkagi siis, kui algas selle esimese ravi ja selle tulemuste ootamine, haiguse ulatuse määramise ootamine ja siis järgmised hilisemad faasid. Ootamine oli raske? Ootamine on, ma arvan, kõige keerulisem osa selle haiguse juures üldse ja teadmatus. Täiesti mõistetav. Aga kui sa nüüd mõtled sellele eriti alguse protsessile, aga ka võib-olla hilisemale ajale tagasi, mis asi oli see, mis sind üllatas ja eelkõige just meie süsteemis, tervishoius ja muudes teenustes? Et mida sa tundsid? See oli ka võib-olla jälle natukene isegi napakas, sest olles väga palju ise rääkinud varasemalt koostööst, saanud palju toredaid treeninguid ja töötanud erinevates meeskondades, kus selline interdistsiplinaarne probleemide lahendamine ja meeskonnaga keerulistele asjadele otsa vaatamine on olnud minu igapäev, siis ma kuidagi eeldasin, et ka selle haigusega nüüd toimetulekuks sa vajadki kogu küla, et sul on mingisugune laiem ravimeeskond, kus on erinevad spetsialistid, kuhu sa oled sellise võrdse osapoolena kaasatud ja et kuidagi ka selline järjepidev kommunikatsioon läbi selle käib, et mis hakkab juhtuma, kus me täna oleme, mis on meie võimalused. Et ma kuidagi väga arvasin, et midagi sellist juhtub, aga tegelikult see kuidagi oli hoopis teisiti. Et ma tundsin, et ma olin pigem ikkagi kõige selle objekt, kellele anti ampsude kaupa infot, aga et ma ei ole ise osa sellest meeskonnast, kes otsustab, kuidas mul minema hakkab. Jaa, see lihtsalt, ma siiamaani usun, et ma saan ise ju ikkagi ka väga palju ennast aidata, et ma ei ole teenuse kasutaja, vaid lõpuks see on ju minu tervis ja ma olen ise selle projekti juht ka. Ja kas sa suhtlesid peamiselt eriarsti abis või sa olid ka näiteks oma perearstiga ühenduses ja kas kasutasid ka muid tugispetsialiste väljaspool? Kõigepealt see kõik ikkagi pöörles ümber minu silma, kuna mul on silmamelanoom ja esimene raviliin jooksiski selle silmakasvaja ja sellega tegelemise ümber. Ehk siis tegelikult see meeskond, need arstid, kes silmaga tegelesid, olid need ainukesed kontaktid, kes mul olid. Onkoloog tuli ka ühel hetkel mängu selleks, et hinnata, kas haigus on kuhugi edasi läinud. Kuna seda ei tuvastatud, siis tema jäi kuhugi distantsile, kuniks siis see haigus metastaseerus ja rohkemat ei olnudki. Ja võib-olla sellises esimeses faasis ma ka ei taibanud väga midagi küsida või mingit muud abi otsida, olgu selleks siis psühholoogiline abi või jumal teab mis seal juures. Aga kui see haigus edasi läks juba ka minu maksa ja oli võib-olla rohkem selline juba elu ja surma küsimus, et siis mul tekkis küll see ootus, et aga kus on nüüd need kõik ülejäänud tugispetsialistid, kes peaksid aitama mul sellega toime tulla, aga ka siis ma neid ei kohanud. Minu soovitus on inimestele, et kui on hea kontakt perearstiga, siis tegelikult tasub seda lisatuge otsida ka alati perearstikeskusest. Nii õed kui arstid ja perearstikeskustes mõnes on ka füsioterapeut, mis muide see teenus vähi diagnoosiga inimesele võib teinekord väga palju abi anda, või siis ka psühholoog või mõned muud spetsialistid väga soovitan. Et kui on kvaliteetne hea perearstikeskus, et ma saan aru, et igal inimesel ei ole kontakti perearstiga alati olemas, aga näiteks meie perearstikeskus küll toetab inimesi ka sellel teekonnal.
kui ma võtan siit korraks sõnasabast kinni, siis väga paljud need teenused ju tegelikult on meil riigis olemas. Ja miks ka onkoloogika ju sündis, on see, et me patsientidena täna ei leia neid teenuseid teinekord lihtsalt üles. Neid on palju, me isegi ei tea, mida me ei tea, me ei oska küsida ja kuivõrd täna ka selline võib-olla patsiendi koordinaator või selline ühtne teekonna tugi ei ole meil süsteemi võib-olla selline igapäevane osa, siis kõike ei saa ka selle raviarsti ja onkoloogi kukile panna, et sellest saab ka täiesti aru. Energiat ka, et otsida abi, eks ju, et inimene keskendub oma probleemile ja tegelikult ju lähedased vajavad tuge, lapsed vajavad tuge. Võib-olla ma küsiksingi ühe vaataja küsimuse siin ära, et kuidas rääkida raskest diagnoosist oma lastele? Minu jaoks ma arvan, see on kõige keerulisem teema üldse, mis puudutab selle haigusega toimetulekut, et kui sa saad endaga hakkama, kui sa saad teiste täiskasvanutega hakkama, aga mõte sellest, et sinu lapsed või laps peaksid jääma vanemata, on ma arvan kõige keerulisem. Aga väga palju, ma arvan, sõltub sellest, kus maal see haigus on. Minu puhul on see praegu liikunud selliste söödavate sammudega, me ei ole veel jõudnud sellisesse kohta, kus me peaksime hakkama rääkima minu lahkumisest, aga me oleme last kaasanud ikkagi algusest peale, rääkinud talle, mis toimub, talle sobilikus keeles ja ma arvan, selline järjepidev vaikne doseerimine ja tema kaasamine, et seda, kuna ma sain ka ravi Rootsis, et seal see ravimeeskonna poolt tuli väga tugev soovitus, et ükskõik mida sa teed, kui sa tuled ka Rootsi ravile, võta pere kaasa, võta laps kaasa, ära jäta teda eemale, ära püüa teda kaitsta selle kõige eest, et ta saab aru, parem on see, kui sa hoiad teda selles infovoos talle sobivas keeles. Aga nüüd mina olen ju ise ka perearst, eks ole, ja ma olen ka rääkinud sellest, kuidas ma olen arstina, me õpime ühte asja, näeme ühte vaadet ja siis tegelikult, kui me oleme silmitsi patsiendiga, siis on vaja teinekord öelda hoopis teisi sõnu või teisel toonil või teisel viisil. Millised on sinu soovitused arstidele, nii noortele arstidele kui ka kogenud arstidele, et mismoodi nad võiksid inimesega suhelda, kas on midagi, mida tuleks teha teistmoodi, kas sul on häid näiteid, halbu näiteid? Mulle tundub, et ma olen pikaajalise pangandustaustaga ühes Eesti suurimas pangas, mille väga suureks ja oluliseks alustalaks oli kliendikesksus ja see, kuidas me räägime asjadest kliendikeskselt, nii nagu me võiksime neist rääkida patsiendikeskselt. Et mulle tundub, et tegelikult see sama suhtlemisoskuste treening ja sellele suurema rõhu panemine üleüldiselt meiega arstide väljaõppes ja kestvas õppes peaks olema oluliselt suurema fookusega, sest iga patsient on ju erinev, vajab erinevat moodi toetust, aga see patsiendi kuulamine ja enda suhestamine kuidagi selle järgi, kes sul vastas on ma arvan kõige aluseks, et sa ei saa anda ühesuguseid nõuandeid või läheneda ühtmoodi kõikidele patsientidele, vaid see oskus kohaneda sellega, kus patsient parasjagu on ma arvan A ja O. Ja ma usun, et mida rohkem tuleb siin nüüd uuema põlvkonna nooremaid patsiente peale, siis tegelikult see kaasatuse minu ärakuulamise arste. Nii arste kui patsiente tegelikult, ka nooremaid patsiente, et võib-olla need ka ootused muutuvad, et ühiskond, kus me tuleme, on olnud natukene võib-olla teine kui see, kus me täna kasvame ja sellest lähtuvalt ma arvan ka ootused arstidele ja tervishoiusüsteemile muutuvad. Muutuvad jah, ja mida me arstidena tunneme, on see, et need ootused ongi vahel nii suured ja teine asi, et patsiente ju järjest on rohkem, sest vähki diagnoositakse järjest rohkem ja seda mitte sellepärast, et inimesed oleksid väga palju haigemad, vaid sellepärast ka meie diagnoosi võimalused järjest paranevad. Ja mida arstid tunnevad, ongi see, et tegelikult tahakski rohkem aega veeta patsiendiga, aga lihtsalt ei ole seda võimalust, et järgmine ka hädas patsient oodab ukse taga ja tegelikult need on päris keerulised dilemmad. Aga nüüd vaatame ühe väikese video, küsisime tänaval inimestelt, mis on põhiline küsimus, mida nad tahaksid esitada vähi kohta. Mis oleks see, mida sa tahaksid kõige rohkem teada vähi kohta? Kõige rohkem ma tahaks teada, et kas see on geenides, võiks juba varakult teada, sellepärast siis sa tead, kuidas ennast sellest hoida ja kuidas siis käituda ja olla. Et seda võiks varem teada saada, et kas sul on need vähigeenid sees. Ma ei tea, kui nagu tavaline see on või et kas see on esineb palju inimestes või kas see ongi selline nii-öelda et päris harudune värk tegelikult. Et kas on vaja karta või kas ongi siuke, et
Tegelikult ei ole nii palju vaja muretseda. Ma arvan, et rohkem võimalusi, et inimesed pööraks tähelepanu sellele, saaks selle rohkem abi. Just midagi küsida, sest ma olen selle kõiki asja läbi teinud just. Ma olen jäänud tükist endast pani öelda. Ja ma ei ole siis oma etmusid nii ära, et ma ei osanud midagi. Võttis sõnatuks. Võttis sõnatuks. Ja siiamaani on sõnatu olek nii öelda, et ümberringi on nii palju seda vähki olnud, et ma ei oska midagi küsida. Siin on hästi näha, kui erinevalt vastavad nooremad ja vanemad inimesed ja tegelikult arenenud riikides vähk on surmapõhjus number 1. Meil on ta veel number 2, kuigi me oleme ka peame ennast juba arenenud riigiks. Kui sa nüüd oled suhelnud vähipatsientidega, siis siin oli ka räägitud, et kas peaks muretsema. Et mida sa ütleksid nendele inimestele, et sa oled ju suhelnud, et mis asi see on, mille pärast nad kindlasti ei peaks muretsema? Ma arvan, et seda on üsna keeruline üleüldse kellelegi öelda, sest teinekord need soovitused, et küll saab korda ja ära sellepärast murets, et need liiga palju teinekord ei aita, sest kõik need mured ja hirmud ju tulevad kuskilt. Ma pigem võib-olla soovitaks seda, et kui need mured ja hirmud on, siis nendega tegeleda juba siis, kui need mured ja hirmud tekivad, nendega mitte üksi jääda, mitte neid pisendada, sellepärast et keegi kuskil ümberringi ütleb, et küll kõik saab korda, et see on, ära mõtle üle, sinu peas on kõik kinni, et mõtle positiivselt ja siis on lihtsam. Et ma arvan, et see üksildus, mis tegelikult sellest diagnoosist alguse saab väga paljude inimeste jaoks, ongi väga suur väljakutse. Nii et diagnoosi saamise hetkes selle toe leidmine, olgu selleks kogemusnõustajad, kogemuskaaslased, vaimse tervise spetsialistid, avatud suhted oma lähiringiga, aga alati pereringis, sõprade ringis ei ole seda võimalust. Et siis mis on need toetamise võimalused kuskilt väljastpoolt? Näiteks nagu onkoloogika kogukond, kus teid leiab üldse? Just. Kus teid leiab? Meid leiab täna Facebookist, leiab kodulehe kaudu, oleme arendamas tegelikult ka digitaalse kogukonna ühte rakendust ja suvel on ka selline suurem sündmus Onkofest tulemas, kus 200-300 vähiga seotud patsienti lähedast tulevad kokku, et käisin seal suvel, see oli hästi-hästi südamlik üritus ja ma ütleksin, et seal võib-olla oli rohkem elu, kui ma üldse olen kuskil mujal näinud, sest inimeste silmad särasid. Mõned särasid võib-olla pisaratest, inimesed suutsid oma tundeid väljendada ja mõtteid väljendada ja teised täielikust elurõõmust, et mulle tohutult meeldis see nii-öelda vibe seal üritusel, et see elu jaatav ja see elu toetav õhkkond, et kuidas sul on õnnestunud midagi sellist luua? Ma arvan, et kuidagi on kokku sattunud inimesed, kes on selle filosoofiaga ja ma usun, et seda teemat ka selliselt käsitledes on võimalik üha rohkematel inimestel leida mõtet sellel alles jäänud elul nüüd ka peale diagnoosi, sest me ikkagi kukume sellesse kriisi kõikide oma elu tahkudega ja kui meil ei ole ka ümberringi sellist vaibi ja toetavad lähedased ka kuidagi rohkem vaatlevad sind kui sellist võib-olla ohvrit või kannatajat ja katsuvad sind kõige eest kaitsta, et siis võib-olla ühel hetkel sa annadki selle nagu vastutuse oma elu eest ära ja hakkad surema enne surma. Ja võib-olla tegelikult selle haiguse lõpp ei ole alati mitte surm, vaid võib-olla ka täielik paranemine või lihtsalt väga pikk elu, mis on vaja kuidagi kohandada, et tänapäeval arstid ka ütlevad, et vähk ei ole enam surmahaigus, vähk on krooniline haigus, millega elatakse teinekord 10, võib-olla isegi 20 aastat ja võib-olla, nagu ma ütlesin, ka paljud saavad päris terveks. Aga sellesse punkti jõudmiseks tulebki need erinevad kriisikõvera etapid läbi teha, eneselein, see, et möödunud elu sina on läinud ja leppimine ja uuesti selle iseenda tundma õppimine, et see tegelikult on teadlik ja järjepidev töö iseendaga, et sellesse punkti jõuda, kus selle traagilise diagnoosi taha tuleb ka võib-olla mingit sorti ilusamaid, värvilisemaid värve ja võimalusi. Aga räägime paarist praktilisest asjast. Kui nüüd inimene on ükskõik, on tal siis äsja saadud keeruline diagnoos või on ta juba mõnda aega tagasi saanud, ta läheb arsti juurde või õe visiidile, et siis tegelikult ma isegi, kui ma olen patsiendi rollis olnud, ma käin arsti juures ära, ma astun kabinetist välja ja ma ei mäleta pooli asju, mis seal räägiti. Et kuidas sina oled sellega toime tulnud sellise infoküllusega ja samas tahaks ju kogu aeg küsida, nagu sa ütlesid, et sul tegelikult oli küsimusi rohkem, kui sa vastuseid said ja võib-olla kuidas võiksid lähedased sellega toime tulles ka lähedastele nüüd küsimused?
no üks minu jaoks võõras asi, mille peale ma ise kohe ei tulnud, oligi see, et alati võtta keegi kaasa. On see pereliige, on see sõber, täna me käime ka oma nii-öelda onkosemudega, kes me oleme kaaspatsiendid teinekord üksteisega kaasas, et teine kõrvapaar oleks kaasas ja kui vaja, siis ka kolmas kõrvapaar, et tõesti seda infot on, tuleb emotsioone, kirjapaneku võimalus kindlasti ja ka eelnevalt ikkagi kõik küsimused, mis tekivad nende kokkukorjamine, sest tihti need küsimused tekivad natukene peale seda, kui see visiit on lõppenud ja seal ka tegelikult on meie see süsteemiga üks kitsaskoht, et see visiitide vaheline aeg on see, kus tuleb palju hirme, teemasid, küsimusi üles ja sul ei ole kuskilt jälle neid vastuseid leida, sest järgmine arstivisiit on alles päris kaugel. Mul on päris palju on patsiente, kes tulevad nimekirjaga vastuvõtule ja tegelikult see on hästi hea praktika. Kuigi nad ise mõned tunnevad nagu piinlikkust selle pärast, et ma kirjutasin üles, aga see on hästi hea, see väga konkreetselt võimaldab küsimustele vastused saada. Täna tegelikult meil onkoloogikast Siiri Rannamaa teeb siin haiglatega koostööd ja on valmimas ka selline abimees patsientidele, kus on sellised olulisemad küsimused, mida oma arstiga läbi arutada. See on koos arstidega valminud ja patsientidega, nii et ma arvan, et selline väike spikker ja tööriist kindlasti leiab varsti laiemat kasutust. Ja väga tore. Aga ma tean, et väga paljud onkoloogilised haigusega inimesed räägivad, et nad satuvad tugeva infomüra kütkeisse. Ja väga sageli tuleb ka neid häid soovitajaid, kes täiesti heatahtlikult võivad öelda, et näed, siin on mingi eeterlik õli, mis sind aitab ja loobu ravist ja kuidas sina nagu toime oled tulnud või mida sa soovitad inimestele? Et tegelikult see on normaalne, et inimene vaatab ka alternatiivseid praktikat, alternatiivseid võimalusi, ehk et mida sa soovitad inimestele, kes satuvad infomüra sihtmärgiks? Infot kindlasti on rohkem kui vastuseid ja see on, ma arvan, jälle üks väljakutse, et kuidas me suudaksime õigel hetkel inimesele anda seda infot, mida ta vajab. Tihti juhtub see just nende inimestega ka, kellel ei ole seda tuge võib-olla kõrval, kes kuidagi väga hästi suudaks aidata teda nende teaduspõhiste vastusteni ja siis tulevadki need inimesed, kes võib-olla natukene seda olukorda ära kasutavad. Aga äkki teadus ei tea veel? Alati tekib see võimalus ja see küsimus. Absoluutselt, aga ma tegelikult ütlen, ChatGPT on oluliselt parem, kui on Google, kui sa oskad seda kasutada, sest ka seal see topeltkontroll, mis on allikad, kas see on teaduspõhine, mis on riskid, et sa saad nagu palju paremini seda kasutada selle taustainfo otsimiseks. Aga sinna rabbit hole'i on ka väga lihtne lõksu sattuda. Nii et jällegi ma usun, et usaldusväärne suhe oma arstiga on väga oluline alustala, aga see on üks asi, mida me jälle näeme, et mida tihti patsientidel ei ole. Nad ei julge oma neid võib-olla natukene alternatiivsematesse suundadesse suunduvaid küsimusi arstiga arutada ja pigem jäädakse üksi ja otsitakse neid vastuseid mujalt, et kui kuidagi oleks võimalik need teemad viia ka arsti juurde nii, et arst kuulab ära ja mõistab, mitte ei tõmba kohe seda kriipsuga sinna vahele, et ei, see on teema, mida me siin ei aruta, see on puhas lollus, on ju, et just jälle see mõistmise tasand, et miks inimene tegelikult tuleb nende küsimustega. Ja kui sul on oma arstiga see suhe, et sa päriselt saad kõik need igasugused, ma ei tea, minu puhul nõelravi või mis iganes erinevad toidulisandite küsimused viia enda arsti juurde, siis see on, ma arvan, see kõige ideaalsem lahendus, aga alati ei tea ka arst kõiki vastuseid. Ja tegelikult ka õed on väga head nõustajad. Just. Ja mina küll soovitan arstidele esitada neid küsimusi, et mina hea meelega oma patsientidega ka olen arutanud kõiki neid alternatiivseid võimalusi, et inimene juba julgeb küsida, ma arvan, seda tuleb hinnata, et arstide ja õdede poolt ka, et jah. Okei, ma küsiksin veel võib-olla lähedase poole pealt, et mida sa oled kogenud või kuulnud inimestelt ja mida sa oled ise tunnetanud, et mis on nagu see, kuidas lähedased kõige paremini aidata saavad. Kõik tahaks nagu aidata, aga mõni muidugi tahaks hoopis põgeneda. Ei osata nagu suhelda ja samas tahetakse kõik just ka ette taha ära teha. Et mis on see, mis võiks lähedasele, mida sa ütleksid lähedastele? Ma arvan, et üks universaalne tõde ikkagi, kuigi neid on vähe, võiks olla see, et ole olemas. Ära kao ära. Nii nagu värsked emad tihti kukuvad välja erinevatest sotsiaalsüsteemidest ja sõpruskondadest lihtsalt sellepärast, et nad on teistsuguses eluetapis, et vähihaigetega juhtub tihti sama asi. Et inimesed kaovad kõrvalt ära või siis muutuvad ülehoolitsevaks ja ei suhtu sinusse enam kui sellesse inimesse, kes sa varem olid. Et ole lihtsalt olemas ja ära püüa seda kogu asja kuidagi pisendada või ilusamaks rääkida. See on hästi loomulik, et me püüame neid asju teha ja teistpidi me ka kardame jälle midagi valesti öelda. Ja ma arvan, et see on üks asi, mida me peame väga palju arvestama, et kui me räägime inimestega, kes on juba pikalt
et selle hirmu jagamine ka, ma just ise isiklikult nagu lähedase rollis tunnetasin seda, et ma tahtsin ka põgeneda, isegi mina, kes ma olen selle kõige sees ja räägin, et seda ei peaks tegema, lihtsalt sellepärast, et ma kartsin sellele patsiendile kuidagi koormaks olla või valesid asju öelda, aga kui me selle omavahel läbi rääkisime, et mul see tunne on, siis me jõudsime väga ilusasse punkti koos jälle. Aitäh, Kristel, et sa jagasid oma mõtteid ja oma tundeid. Meil oleks tegelikult rääkida väga pikalt. Ja ma tean, et sinul ka oleks öelda palju. Aga ma väga soovitan, et kui sa oled puutunud kokku diagnoosiga vähk, siis ma päriselt soovitan onkoloogiga kogukonnaga tutvust teha. Ja sealt saab väga häid just kogemuspõhiseid nõuandeid ja ka tegelikult väga head vaimset tuge, sellepärast, et miski parem ei saa olla kui see inimene, kes tulebki seletab, et nagu me ütlesime, arstidel ei ole alati aega, õdedel ka mitte, aga teinekord arstid ja õed ei oska ka sellest vaatepunktist üldse rääkida, kui inimene, kes on ise kõik läbi elanud. Ma arvan, see kuuluvustunne ja päriselt kogemuslik mõistmine aitab väga palju ja see võiks ollagi sellest raviskeemist üks osa, et seda jõuõlga pakkuda. Ja aitäh, et sa teed seda tööd ja kõigile sinu kaastöötajatele ka ma tean, et sa ei tee seda üksi. Ja ma tean, et sul on ka toetajaid väga palju, ühesõnaga ma tõesti soovin edu teile. Aga meil on ka mõned kuulajate, vaatajate küsimused, ma loen need ette ja püüan vastata. Kas vähidiagnoos on surmaotsus? Mina ütleks tavaliselt selle peale, et me kõik sureme ühel hetkel. Ja me ei tea seda, millal ja kuidas. Ma mäletan ülikoolis seda, kui meile õpetati, et mitte mingil juhul ärge hakkake tähtaegasid ütlema inimestele. Sul on elada 3 kuud või sul on elada 4 aastat, et seda ei saa öelda. Vähk ei ole surmaotsus, aga vähk on tänapäeval tõepoolest krooniline haigus. Kui me jõuame selle õigel ajal diagnoosida, siis ta võib olla täiesti välja ravitav haigus ka. Ja Eestis on Tervisekassa rahastab vähisõeluuringuid, nii et kui sulle tuleb vähisõeluuringu kutse, siis kindlasti mine sinna. Mida ma ka ütlen ka, et vähimarkerite järgi verest ei saa vähki diagnoosida ega välistada, ehk et kui ma tean, et on paljud inimesed tulevad, tahavad vereanalüüsi, kas mul on vähk või ei ole, siis kahjuks seda me teada ei saa. Vähimarkerid on mõeldud hoopis teiseks eesmärgiks. Aga jah, vähk on krooniline haigus ja surmaotsus ei ole. Hirmus ta tundub, aga tuleb sellele otsa vaadata ja tegeleda. Nii, miks riik ei tasu kõigi vähihaigete ravi eest? Riik tegelikult tasub tõenduspõhise ravi eest. See tähendab seda, et teaduslikult on tõestatud, et ravim aitab. Ja kui see tõestus saabub, siis on olemas spetsiifiline üle-euroopaline protseduur, kuidas ravim tuleb turule. Kõigepealt ta saab müügiloa Euroopa Liidus ja siis edasi ta tuleb Eestisse ja Eesti Ravimiamet tegeleb sellega. See on kohati üsna bürokraatlik protsess ja see võib võtta aega. Ja teinekord on meil tõepoolest on ka tõenduspõhised ravimid, mille puhul see nii-öelda bürokraatlik protsess ei ole veel jõudnud lõpule. Me oleme Eesti poole pealt selle viinud miinimumi, me oleme Ravimiamet teeb ise väga palju sellest dokumentatsioonist ette ära, et seda ei peaks tegema ravimitootja ja me oleme igati lihtsustanud viimaste aastate jooksul ravimite turule tuleku protsessi. Aga mingi lõtk on seal kindlasti ja isegi kui see on lühike aeg, näiteks 2 või 3 kuud, siis vähihaige jaoks võib see olla määrav. Ja seetõttu mina kodanikuna olen ülimalt tänulik näiteks vähiravifondile, kes just nimelt neid samu tõenduspõhiseid ravimeid aitab vahendada inimestele, kes neid vajavad ja annetusi kogub. Ja mina ise olen ka olnud päris algusest peale selle vähiravifondi püsiannetaja. Nii et ma soovitan annetusi ka koguda. Ma arvan, et see on tugeva kodanikuühiskonna tunnus, et me annetame seal, kus riik ei saa alati appi tulla. Aga meil on päris palju näiteid, et need samad ravimid, mis alguses on saadud annetuste alusel, muutuvad siis ka ravimitena kättesaadavaks Tervisekassa süsteemi kaudu. Nii, kui palju on vähk minu enda süü? Kui 20-aastaselt suitsetasin ja nüüd ei ole juba 20 aastat suitsu teinud, kas võin ikka jääda kopsu vähki?
kui rääkida kopsuvähist, siis tõepoolest suitsetamine on selle kõige suurem riskifaktor, aga väike protsent kopsuvähkidest tekib ka inimestel, kes pole mitte kunagi suitsetanud. Üldine risk 20-aastase suitsetamisest loobumise järel on praktiliselt 0, kui me räägime sellisest suitsetamisest põhjustatud riskist. Aga kui on geneetiline risk, siis muidugi see tõenäosus alati on olemas. Ehk et kui suguvõsas on olnud kopsuvähki ja need inimesed on haigestunud ka suhteliselt noorelt, 50 ja nooremad, siis soovitan ikkagi olla tähelepanelik. Aga jah, kui inimene loobub suitsetamisest, siis vähirisk ka väheneb väga-väga oluliselt ja isegi kui see suitsetamisest loobumine toimub kõrgemas eas, näiteks juba 60-selt, 70-selt, ka see aitab inimest päris palju. Nii, miks sõeluuringule kutsutakse alles üsna kõrges eas, kui järjest rohkem noori haigestub vähki? Sõeluuringutega ongi niimoodi, et kutsutakse selles vanuses, kust alates diagnoosi kõige rohkem esineb. Ja sõeluuringute vanuse piire on viimastel aastatel ka langetatud. Mis puutub noortesse, siis noortel on vähirisk reeglina ikkagi kuidagi pidi geneetiline ja meil sellest aastast saab alguse ka programm, kus me nendel inimestel, kes on olnud geenidoonorid, kui nendel tuvastatakse rinnavähirisk, siis need inimesed kutsutakse varem sõeluuringule ja lausa 10 aastat varem. Ehk et me oleme liikumas tasapisi ka selle poole, et ka sõeluuringud on geenipõhised ehk et siis väga-väga personaalsed. Ja veel üks küsimus. Kui oluline on vähk laste seas? Kas see on peamiselt pärilik? Kas on ka välistest faktoritest tingitud vähki laste seas esinenud? Lapse ja vähk, eriti kui see on esimesel 5 eluaastal, arvatakse olevat siiski kaasa sündinud, kas ta on nüüd geneetilistel põhjustel või mitte geneetilistel, et seda alati täpselt ei saa öelda. Lihtsalt loote arengu käigus võivad toimuda teatud muutused, mille tulemusena areneb vähk ja keegi ei oska öelda, miks see on niimoodi läinud. Ja laste vähkisid ka diagnoositakse meil üha sagedamini ja seda mitte sellepärast, et kuidagi lapsed on haigemad tingimata, vaid ikkagi sellepärast, et meil diagnostika järjest paraneb ja võimalused on järjest avaramad. Kõige rohkem diagnoositakse lastel niinimetatud verevähke ehk hematoloogilisi vähke. Ja tegelikult ka lapse ja vähid väga sageli on sellised, mida tänapäeval meditsiin oskab juba täielikult välja ravida. Aga paraku on ka neid, kus laps ei jää ellu. Ja need on hästi traagilised lood, et olen nõustanud neid vanemaid ja neid peresid ja ega seda ei ole ka endal kunagi kerge teha, et lapse surm tänapäeval on ikkagi midagi väga erakordset. Aga üldiselt on laste puhul see diagnoos siiski pigem hea prognoosiga, aga see on hästi individuaalne, et seda peate oma arstiga kindlasti rääkima, kui see diagnoos tuleb. Aitäh kõigile kuulajatele ja vaatajatele ja ootan teid ka oma järgmisesse kabinetti.